videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Siin me olemegi üks hullem kui teine. Kiitke ja kiruge, aga meie siin kiidame südames kõiki neid, kes Nõmme raadiot toetavad ja mustast august läbi aitavad. Koos teiega oleme tugevad. Viktor Vassiljev, herr doktor, on stuudios. Viktor, kiida nüüd sina ka. Jaa, kindlasti kuulajaid vaatajaid kiidame eriti neid, kes meile kirjutavad, sest see annab mõtteid juurde ja neid mõtteid me jagame kindlasti teiega. Aga kiidan, Eesti riiki kiidan, sellepärast et Eesti riik on pidevalt majanduslikus kasvus. Ja vahetevahel antakse uudistest teada, et väike langus nagu 3%, eks ole, aga küll ta uuesti tõuseb 5%, aga languses on alati keegi süüdi, et kas on süüdi Savisaar, on süüdi koroona, on süüdi Ukraina sõda, on süüdi Hiina kommunistid, kes igades ainult mitte meie. Ja kõik muudkui tõuseb. Jah, hinnad tõusevad, aga siis tõusevad ka palgad, no muidu inimest ei saa osta. Palgad tõusevad, indekseeritakse pensionid, kõik tõuseb. Ainult, et kas selle eest peab kiitma vabariigi valitsus? No ütleks, et hindu tõstab ju inflatsioon, järelikult ka palku tõstab inflatsioon, järelikult pensi tõstab inflatsioon, nii et inflatsioon, mida suurem inflatsioon, seda paremini meil läheb ja me liigume jõudsalt Norra suunas, kus on röögatud hinnad, kus on röögatud palgad ja kui mõni päris heal järjel riigist turist satub sinna nädala pärast on lihtsalt rahast lage. No, Norra saab seda lubada. Neil on kõiksugu maavarasid, mida iganes. Eestis on ka teatud maavarasid. On turvast ja on põlevkivi, mida me ise endal keelame kaevandada ja on, kas ma nüüd julgen öelda, fosforiit. Seda sõna ei tohi kõvasti välja öelda, sest fosforiidi eest võib sattuda kapo aastaraamatu esileheküljele. Aga me ei kasuta neid maavarasid ja mille arvel me üritame kuidagi oma majandust hoida, ma ei saa sellest hästi aru. Aga majandusanalüütikud ütlevad, et me oleme tublid. Me oleme jõudnud Soome 20 aasta tagusele 25 aasta tagusele tasemele. Väga hea, 25 aastat tagasi me vaatasime Soomet nagu mingid imede maad. Me ei oskanud unistadagi, et kunagi sattume sinna, aga rahvas, kui meil oleksid praegu samad hinnad, nagu olid Soomes 25 aastat tagasi, no siis oleks hoopis teine jutt. Oleks küll, siis olid ju suured reklaamid, et see on soomlasele hea ja ikka Soome kaupa ja nii edasi. Aga meil siin, meie siin siukesed väikesed ja muidugi vaata majanduskasvule. Ütle sa nüüd, ilmus ju igavene uhke evakuatsiooniplaan. Make Estonia little again. Kõik lambad rohumaale, rohelisele alale. Huvitav, kas see tõstab majandust või mis ta teeb? Peale selle, herr doktor, riskigrupid. Paranda mind palun, kui ma eksin. Evakueeritakse ohustatud seltskond. Seega siis tited, mammad, mutid, ätid ja elujõulised noored mehed. Need vaadaku, kuidas ise hakkama saavad, kui distsiplineeritud nad on nüüd kaitse, tahte, võime, oskuste, teadmiste, isikliku düspepsiasse ehmumise teemal. Ma ei tea, kas nad oma suhugi oskavad määratleda, aga põhiline on see, et nemad jäävad. Tundub, et ma ei tea, mis see nüüd oli, mis ilusti trükiti ja mis levib internetis nagu katk Põhjasõja ajal. Kas see on lihtsalt avalik hirmutamine lõppude lõpuks, niisugused evakuatsioonid, et
teatame Moskvale ise, kuhu ja kuidas ja millal me jalga laseme ja Viktor Vassiljevi paneme raamatu esiküljele, kui ma ei tea, mis aasta vastaline või? No ta selle teab, siis ma olen järelikult Eesti riigi vastane ja järelikult okupant, siis peaks minust lugu pidama. Pipart mulle keele. Aga jah, seda kaarti ma nägin, nii et ma ei tea, kui see kaart on Moskva kindralstaabiga koos kõlastatud, eks ole, meie evakuatsiooniplaanid, mis kattuvad meie sõjaplaanidega, jah, nii palju avalikustamisest. Aga jällegi need evakuatsiooniplaanid kõik sõltub sellest, millisel eeldusel nad on tehtud. Kas eeldus on see, et noored mehed, need võtavad püssi kätte, lähevad rindele ja vanad haiged tuleb siis eest ära koristada. Või kuna öeldi, et need, kes ise ei suuda ennast evakueerida, neid abistab riik, järelikult arvatakse, et need, kes on noored ja terved, need viskavad püssi põõsasse, evakueerivad ennast ise Soome, Rootsi, kuhu iganes ja vanakesi peab siis aitama riik ja kohalik omavalitsus. Nagu vanas anekdoodis, et ja värbamispunkti paneme sadamasse ja lennuväljale, eks ole. Jah. Noh, annaks jumal, et nii kaugele asi ei jõuaks, eks ole. Samas, Viktor, ma katkestan sind. Kui vaadata nüüd Euroopa Liidu poolset käitumis, just nimelt poolset, ma kasutan seda sõna, mis mulle ei meeldi, sest kui valitsuse poolt tuli signaal, siis kus kuradi kohast ja kes see seal signaalitas niimoodi? Kui vaadata seda, et Eestile ei eraldatud, Balti riikidele vist üldse ei eraldatud raha selleks, et saaks toota hirmsa koguse droone ja nendega kaitsta riiki, siis see on, et ärge nii väga tõmmelge, me kinnitame teie evakuatsiooniplaani ja laske jalga. No vaat selle ma vaatangi, et NATO väed, nad on siin, eks ole, ameeriklaste väeüksused on siin, ma ei tea, võib-olla veel keegi, aga kõik ei peagi teadma, aga nemad istuvad siin, me maksame nende elamise siin kinni, eks ole, aga minu meelest Eesti idapiir on ju Euroopa Liidu piir, see on NATO piir, nii et järelikult Euroopa Liit ja NATO, kaasa arvatud ka Ameerika, peaksid olema huvitatud selle piiri kaitsmiseks, nii et ma ütleks, et nemad peaksid Eestile kõvasti peale maksma selle eest, et Eesti piirivalve, et Eesti kaitsevägi on siin olemas ja seisavad tublilt, eks ole, 2 jalga vastu maad ja püss käes ja selle eest peaks maksma. Ei, tuleb välja, et meie maksame selle lõbu kõik kinni. Ega sa juhtumisi ei ole kuulnud, näinud nende evakuatsiooniplaane? Ei ole teada antud, sellepärast, et üldiselt evakuatsiooniplaanid, siis mingite punkrite paiknemised, siis variendid, eks ole, see on kõik salajane info, sellest teada ei anta. Ja Soome ja Rootsi, nad olid täis neid punkreid ja variendeid, mis olid veel külma sõja ajal ehitatud, neid muuseas hoiti korras. Eesti omad, need lagastati ära, need erastati, hoiti seal kartuleid, kasvatati rotte, ma ei tea, mida iganes kõik, eks ole. Aga mingil ajal, kuskil 14-15 aastat tagasi, soomlased hakkasid oma variendeid korda tegema, aga see oli salajane info, sellest ei ole ametlikult teada antud, aga saime teada sellepärast, et kasutati meie Kalevipoegi Eesti võõrtööjõudu, kes tulid Soomesse ja korrastasid neid samuseid varienteid. Aga üldiselt jah, neid asju, aga neid avalikult teada ei anta. Mitte kuskil mujal kui ainult Eestis. Eesti peab olema esirinnas ja nii edasi. Viktor, mul on sulle vaata kõige selle hirmutamise, mida ma ütlen, kamraad kirjutas, ma isegi ei ütle, kust piirkonnast Eestist ta kirjutas, aga ta ütles, et meil siin kohalik rahvas teisi infokanaleid peale peavoolumeedia eriti ei kasuta ja nad on südamest hirmu täis.
Nad usuvad kõike, mis öeldakse, aga küsida tahtsin ma sinult kui haritud ja intelligentselt inimeselt, et tänapäeva sõda on vist niisugune sõda, et tähtis pole võit, tähtis on osavõtt ja et ta kestaks. Jah, et ta kestaks nii kaua, kuni eesmärgid on saavutatud. Võit on tähtis, aga võit ei tähenda mitte seda, et mingisugune väeüksus marssis sisse mingisuguse asustatud punkti ja tõmbas kuskile torni lippu üles, mitte see ei ole võit. Võit on kuskil hoopis mujal, sest kõigi sõdade põhjused on alati majanduslikult ja nii kaua, kuni sõdurid üksteist tapavad rindel, keegi kuskil mujal kõrghoonete viimastel korrustel loevad raha, mis neile iga jumala päev laekub. Nii et need on sõdade põhjused ja seal istuvad võitjad. Põhjus, miks tegeletakse Rail Balticu ehitamisega, mille kohta isegi see peamine meie projektijuht ütleb, et majanduslikult, ise sa tahtsid majandusest rääkida, ei tasu see end kunagi ära, aga mis tähtsus tal on? Rail Baltic, majanduslikku tähtsust tal ei ole. Kas tal on poliitiline tähtsus või sõjaline tähtsus? Sagen see bitte. Jah, sõjalist tähtsust mina ei julge välja öelda, see on ilmselt sõjasaladus, kuigi nagu nii teada. No siis oleks võinud kohe hakata rääkima ilmast, et no aga selle eest meil ikka päike ka paistab. Ja... Vaat väga huvitav, kas Venemaa kindralstaap vaatab ka Eesti ilma teada, et kindlasti vaatab. Aga majanduslikku tähtsust, mis on Rail Baltica majanduslik tähtsust, ma ei ole majandusinimene, ei oska ka öelda, aga rahaline tähtsus on tal kindlasti olemas, sest seal liiguvad ikkagi röögatud rahad ja seal, kus raha liigub, ta ikka liigub teatud suunast, ühest rahahunnikust teise rahahunnikusse ja vahepeal pudeneb kuskile väiksematesse rahapüramiididesse ja kui püramiididest jutte, siis kunagi ehitati ka Egiptuses püramiidid 3000 või 5000 aastat tagasi on erinevatel aegadel ehitatud. Me täna ainult mõistate, mis jaoks siukest lollust oli vaja, aga oli, sest see oli päris suur majanduslik ja rahanduslik objekt. Inimesed said tööd, raha liikus ja keegi kindlasti selle üle rõõmustas. Siit koorub nagu välja justkui peaaegu vist vandenõuteooria, et sõda jõuab stabiilsesse faasi siis, kui rahavoogude liikumine on nügitud õigesse suunda. Õigesse suunda, aga ta ei jää teps mitte püsima, vaid ta liigub edasi. Sellega on nagu energia liikumisega maa ilmas, sest kui energia liikumine jääb seisma, see on entroopia, see on kollaps ja maailm hävib. Nii et energia peab liikuma ühest punktist teise punkti pidevalt kogu aeg ja rahaga täpselt sama lugu, ta peab liikuma, sest kui raha on lõplikult ära jagatud, teatud raha hulk on sinu käes, teatud raha hulk minu käes, me seda raha omavahel ei vaheta ja ongi kõik, majandus jääb seisma, rahandus jääb seisma, maailm jääb seisma. Raha hulk on sinu käes, raha hulk on minu käes ja osta pole sittagi. No ja kui me seda raha ei liiguta. Aga kuhu me ta liigutaksime siis? Aga tuleb välja mõelda põhjus, miks raha liigutada. Et sul on näiteks pool siga, mul on kotitäis kartuleid, no aga me võime neid vahetada oma vahel, aga me eelistame neid osta üksteise käes, sellepärast et pool siga võib maksta kotide ja kartuleid, aga me mõtleme talle hoopis sümboolse hinna, eks ole, mõtleme välja börsi ja siis kardula ja sealiha hind hakkab börsil liikuma, et täna maksab kotitäis kartuleid rohkem, homme maksab hoopis siga rohkem ja ongi niimoodi, et selle sea ja kardulate vahetamisega täna rikastud sina, homme rikastun mina ja raha liigub siia-sinna. Vot kas inimkond sellest midagi võidab? Ma ei ole sellest kindel. See tühikargamise moodi kangesti, aga samas see on ju loomasõpradele palsam hingele. Sinul on terve elus siga. Mina annan sulle poole sea raha. Aga see
pool siga jääb sinu terve sea külge ja niimoodi me susserdame sina samamoodi minu kartulikotiga. Aga lugu ongi selles, et see raha pumbatakse välja lõpptarbija käest. Sest seda ju, et no Eestil on muidugi hea elada, aga kas ka Eesti rahval? Vot, need on kaks eri asja. Kuidas Eesti rahvas elab? Vaata, on olemas selline tore näitaja nagu militaarindeks. Militaarindeks tähendab võrdlust, kui suur osa rahvastiku kogu toodangust või riigi kogu toodangust läheb sõjaliste või kaitse eesmärkidel ja kui suur läheb sotsiaaleesmärkidele. Nende omavaheline võrdlus. Et mida rohkem suhteliselt läheb kaitse kuludele ja vähem sotsiaalkuludele, seda suurem on militaarindeks. Ja vot sellelt militaarindeksilt on Eesti maailma riikide seas esimese 20 hulgas. Nii et suhteliselt suured kaitsekulud ja suhteliselt väiksed sotsiaalkulud. Nii et me oleme selles liigas, kus on kõige militaarsemad riigid, Venemaa, Iisrael, Süüria, vist oli Aserbaidžaan ja midagi sellist. Kui me nüüd võtaksime ja võrdleksime neid riike koeratõugudega. Vaata, me oleme bullterrier, hästi treenitud bullterrier ja mind ainult paneb imestama, et kuna see militaarindeks on meil 20 aastat juba olnud täitsa tippus, me oleksime selle aja jooksul juba ära võtnud pool Skandinaaviat, suure osa Venemaad, kuni Poolani välja, muud asjad kõik ja meil oleks juba kolooniad isegi kuskil Lõuna-Ameerikas olemas. Kus on need võidukad sõjad, millesse me oleme panustanud? Viktor! Sa oled loomatud peavoolu meediast, me oleme paremal juhul kääbus toiterjer igas suunas ja siis tuleb mingisugune suur murdjaloom, siuke turja kõrgus üle 80 ja istub juhuslikult peale. Ei, ta istu peale, ta teeb kord aastas, mitte vaid blöff. Ja kõik panevad tähele, nüüd võib juhtuda, et jää hakkab liikuma, nagu ütles Ostap Bender. Jah, seda küll, aga see maksab meil kole palju, tähendab see pisike see sööb koletult palju. See tähendab, et see läheb meile lihtsalt liiga kalliks maksma või? Ja seda küll, aga jällegi me ei saa praeguses olukorras jätta rahastamata meie kaitseväge, eks ole, me tahame osta Atacams-komplekse, me tahame osta keskmaa rakette, mida iganes kõike, kuidas sa jätad selle kõik ostmata, aga jällegi tuleb vaadata kompleksselt, mitte ainult kaitsekulusid, vaid ka sotsiaalkulusid, aga mis puudutab sotsiaalkulusid, siis kõik see toimub tegelikult meie abivajajate ja eakate arvel, sest vaata, saatan peitub võrdlustes. Kui võrrelda mitte absoluutarvudes hindu, vaid kui palju kulutab sakslane Saksa Penskar hooldekodule, nende arvates hooldekodu hind ei tohiks olla rohkem kui 70% pensionist. Meil on hooldekodu hind 130% pensionist. No 30% siia pole, sinna pole, me oleme sama vägevad. Ja sakslased kulutavad minu meelest 14% oma Riigikogu toodangust tervishoiule, meie kulutame 6-7%. No aga mis sest tervisest hoida? Võtke raha näppu, minge jõusaali, hakake seal lindi peal jooksma ja oletegi terve, aga jumal... 80-aastaselt esiteks pole seda raha kuskilt eriti võtta ja teiseks ei jõua enam lindi peal joosta. No jah, seda muidugi, aga vaata... Ega eestlane ilma rahata ei jookse. Ma pean silmas neid igasuguseid rahvajooksusid. Kui sa ikka 50 maksad või palju see on seal, siis sa ikka jooksed distantsi lõpuni ka, sest sa oled selle eest maksnud. Aga et läheks nüüd ise metsa ja jookseks kuidagi pidi
Noh, jah, selle tarvis toodetakse hirmu ja õudusjuttusid, et kellegi lahtine koer hüppas mööda jooksva mammi paksu kanni kinni ja nüüd on kole küll, pärast selgub, noh, ja seda küll, aga vaata, Eesti pensionär, no kõik lehed on täis ega see nutulaulu, et näed, et pensionid väiksed hakkama ei saa. Eesti pensionär tubli, ta saab hakkama, sellepärast, et ta on üle elanud igasuguseid nihkeid ühiskonnas, rahandusreforme, siin revolutsioone, mida iganes kõike, ta saab küll hakkama, aga tal on tohutult raske, sest tõepoolest mingi keskmine pension, kui kaks pensionäri elavad koos, nad katavad oma kulud ära, kui ta on üksi, no häda pärast püsikulud katab, aga kui külmkapp läheb hingusele kõik, elu on läbi, uut ta ei osta. Liebe Freund või see Amikus Meus peab sulle ütlema viisakalt. Tallinna linn annab üks kord aastas üksikule penskarile vist 100 eurot või ma võin eksida. 200, üks kord aastas, ei, see on kõigile penskaritele, on olemas üksiku pensionäri toetus, see on üks asi, aga kõik pensionärid Tallinna linnas saavad ühekordset hinnatõusu kompensatsioon või kuidas seda nimetatakse, 200 eurot on see tänapäeval, see on nii nimetatud Savisaare pension, sest Savisaar mõtles selle välja, tollal oli see tõesti 100 eurot ja praegu on see 200. Aga korda aastas, aga Tallinna linn just nagu võtaks süü hinnatõusu pärast enda peale ja samas, kes ei ela Tallinna linnas, ma ei tea, kuidas nendega olukord on, aga ma olen näinud, et seal elavad ja niimoodi teevad peopesa peal ja poes. No vaata, inimene saab hakkama, aga teine asi, no mis elus on, eks ole, liiga ei ela selle raha eest ja maha matta ka selle rahast ei jõua. Matuse toetus võeti ka ära. Herr doktor, ja. Nüüd ma küsiksin su käest sihukest asja, et lugesin mina pealkirju, tõsi, ainult, sest see teema ei paku nagu erilist huvi, see väärikas elust lahkumine, mingisugune, ma ei tea, seaduse eelnõu on, kuidas siis väärikalt minna. Ja see on see nii-öelda surmatestament, jah, et inimene paneb kirja kuskile, et seadust veel ei ole. Aga mõte on selles, et inimene nii kaua, kuni ta on veel selge mõistuse juures, paneb kirja ja siis see läheb ka tema terviselukku, mis on internet või tähendab kuskil registrites kõigile nähtav ei ole, aga sinna paneb kirja, et kui tema satub millegi pärast sellist seisu, et mõistust enam ei ole, et terveks enam ei saa, et siis ärge mind elustage, ärge tehke mul mingit elundite siirdamist, ärge juhtmeid külge pange ja nii edasi. Sellist asju on igal pool maailmas olemas arenenud riikides, nii et see on mõistlik asi, kunagi tehakse ära, aga see nõuab seaduse muudatust. Paluks mitte segi ajada eutanaasiaga, eutanaasia on mõrv, need on kaks absoluutselt erinevat asja. No jah, ise ma hiilgan sellega, et hästi ammu, see on 20. aprillil 1999, sai võetud ilmselt siis üks esimestest sellistest kaartidest, olen nõus andma oma elundeid siirdamiseks teisele inimesele, mis sa arvad? Ma arvan, et Margus ära seda kaarti eriti lehvita, sellepärast, et sinu elundid olid tol ajal tublisti paremas konditsioonis. Ma ei tea, kas nüüd praegu sinu vanuses keegi neid enam tahab. No aga miskit liiki kondipuru või midagi millegi kokku kleepimiseks või kas toorainena ma olen siis maha kantud?
No vaata, kui aeg nii kaugel, siis ma arvan, et mina seda ei näe ja sina ammugi mitte. Küll siis asjatundjad võtavad su pulkadeks ja vaatavad, võib-olla miski leiab veel kasutust. Aga vaata, siin on, ka sellel asjal on nüansse, elundi doonorlus. On olemas ülemaailmsed süsteemid, kus on doonorid ja retsipiendid. Nii et kui näiteks eestlane, kes vajab maksavineeru siirdamist ainult Eesti piires, ootaks, et millal nüüd juhuslikult satub maanteavariisse keegi, kelle neeru ta võiks kasutada, no ta jääbki ootama, sellepärast et neid juhtumeid on Eestis, väikses Eestis ääretult vähe, enne sureb ära. Aga kogu maailmas on neid päris palju ja nüüd nüanss on selline, et millegipärast ma ei tea miks ja ma ei tea, kes on süüdi, aga eestlased on olemas ülemaailmses doonorite registris, kuid mitte retsipientide registris. Nii et Eesti ootab seda neeru, mis teine eestlane talle ära annab, aga kui juhuslikult eestlane on selles seisus, et võiks oma neeru ära anda, see kõlbab igale poole üle maailma. Rabataks kohe ära. Ja see rets tähendab eesti keeles Retsipient on see, kes võtab vastu. Doonor on see, kes annab ära. Retsipient on see, kes võtab vastu. Nii et meie neerud kõlbavad absoluutselt igale poole, aga meile saab istutada ainult eestlase või Eesti elaniku neeru. Või ta võib Eesti elaniku. Ta võib olla ka ukrainlane, aga seal suurt vahet ei ole. Ja. Praegu muide Sea oma eriti kõlba. Siga on muuseas inimesele küllaltki lähedane ja osaliselt saab sea maksa inimesele siirata, mitte küll alatiseks, ajutiseks, aga kõlbab. Inimene ja siga on oma kudetehituselt üsna sarnaselt ja ausalt öeldes nad on ka välimuselt sarnased, et tihu ei ole mitte karvane, vaid roosa ka, eks ole, ja käitumine ka. Muuseas, inimene ja siga on peaaegu et ainsad loomariigid, kes hea meelega tarbivad alkoholi. Esimese korraga küll mitte vabatahtlikult, aga seale leivapudiga antakse viina. Teise korraga ta juba hakkab nõudma. Ja kui on täis, ta käitub mitte kui siga, ta käitub Raibe nagu inimene. Aga nüüd ma hoiatan kuulajaid, vaatajaid, et kui teil midagi on maksaga, siis ärge ostke poest kuskilt seamaksa, ärge minge sellega tohtri juurde. See enam ei kõlba, eks ole? Ei kõlba. Noh nii, sellega on ühel pool, aga... Ei kõlba, see käib ikkagi niimoodi, et enam-vähem elus inimene, elus siga üks on ühe lopi laual, teine teise lopi laual. Ja mida, ma ei kujuta seda ette, aga ega ma ei peagi seda ette kujutama, sest lõppude lõpuks need opilauad ei pea seisma kõrvuti, vaid loomale ikka loomakliinik ja inimesele ikka inimese kliinik. Ja tulede ja viledega väga kähku peab selle toimetama loomakliinikust inimeste kliinikusse, aga muidugi enne tuleb ikka hästi palju kasugu paberimajandust täita, et inimene peab andma oma motiveeritud nõusoleku täie mõistuse juures ja mis paberit siga peab täitma, seda ma ei tea. No jah, eks loetakse tema tahet silmades. Loetakse küll sellepärast, et loomaseadus, ma olin juures, kui me selle asja Riigikogus vastu võtsime, ka sea siit ilmast lahkumine peab olema humaanne. Peab olema humaanne, nii et vaikse muusika mängides omaste juures olekul peab ta rahulikult elust lahkuma. Ma ei tea, kas preester peab juures olema, aga ta peab olema humaanne, kuigi minul on alati olnud siuke väike kahtluse uss, et kuidas looma saab suhtuda humaanselt. Humaanne on seotud ainult inimesega, nii et suhtumine looma üle elamistesse peaks olema mitte humaanne, vaid animaalne. Aga mis puudutab sea nagu suhtumist sea toimetamisse humaanselt, siis ainuke humaanne asjaolu on see, et inimene peab sea ära sööma. See on humaanne suhtumine sigutikku. Et siis kõlbab, kui on läbi inimese käinud.
ei, siis enam ei kõlba. ja, aga vaata, Viktor, see animaalne anima, see tähendab ju hinge. Anima tähendab 2 tähendust, see tähendab looma ja see tähendab hinge. Jah, nii et kui muusikapala peale on kirjutatud con anima, siis see ei tähenda looma moodi, vaid tähendab hingestatud. See on hingestatud, mitte ruiates. No nii ta on, aga samas, vaata, lugesin ma pealkirja mõned päevad tagasi ja see pealkiri teist korda sama isikuga torkas ikka paraja plaksuga, noh, ühesõnaga selles terminoloogias ikka läks läbi, et Konstantin Vassiljevit võeti staadionil, ta on mingisuguse koondise juht, võeti vastu laulukesega Kostja Huilo. Noh, Aili, see Heli Lääts laulis, aga see on midagi muud. Vaata, meil on juttu Eesti rahvusest, keelest ja kultuurist. Ja kui meile tulevad siia nüüd võõrtöölised ja panevad tähele eestlaste sellist suhtumist ühte teise kolmandasse ja hakkavad, noh, minu pärast kas või siis, kui president tuleb neid tervitama, hakkavad laulma, president on munn. No tead, siin ei ole rahvust, keelt ega kultuuri. Absoluutselt, mina ütleks niimoodi, et need eestlased, kes kasutavad vene matti, nad on vähese haridusega inimesed. Nad ei tea tõlgetki. No see on keeruline ka mõneti. Tead, noored võib-olla on tõesti harjunud nende sõnakõlksudega ja nad on muutunud sellisteks rämpsõnadeks, mida poetatakse teiste sõnade vahele. Võib-olla tõesti ei saa sellest aru, aga kuna mina vene keelt oskan, eks ole, mina sellised sõnu ei kasuta, ükskõik mis keeles rääkides, ma võin rääkida inglise keeles, eks ole, ma tea, poola keeles, eesti keeles ma ei kasuta venekeelseid mati sõnu. Hästi, sa ei kasuta venekeelseid, aga Ameerikamaa kõnekeelt, et kõik on fuckid ja motherfuckerid ja nii edasi. Mis me sellega teeme? Tea, ma vaatan aeg-ajalt ikka Hollywoodi filme ja see fuck, see oli filmides jube ammu kasutus. Jah, oleneb, mis filmi sa vaatad, kui oleks film, ma ei tea, diplomaatidest, kõrgseltskonna elust ja läbikäimisest, seal selliseid sõnu ei kasutada, neid sõnu, kuule isegi kauboid filmides ei kasutada, neid kasutavad mingisugused mafioosad, narkodiilerid ja siukesed ääretult vahvad filmitegelased, kes kõigile meeldivad. Madalalaubalised, harimatud ja üsna pahatahtliku käitumisega. Ja samas tundub kohati, et tegemist on tõlgetega vene keelest. Ei, asi ei ole mitte vene keeles, vaid teatud suguline tegevus, eriti naisliini pidi lähisugulaste suhtes. Ta ongi ääretult häbiväärne üsna paljudel rahvaste keelekasutuses. Ääretult solvav. Siin on muidugi, vaata selle lähisugulase Mati teemal, see võib ju olla ka, et vanem mees ütleb nooremale, et ega sa ei tea ju, kas ma olen su isa või ei ole, ma võin su isa olla läbi selle. Vaata, korralik inimene ei ütle seda mitte hiialgi, sellepärast, et korralik inimene muuseas, kes käitub viisakalt, kes oma naiste vetole aisa ei lööks, ta teab üsna kindlalt, kelle isa ta võib olla ja kelle isa ta ei või olla. Ja tal ei ole isegi sellist probleemi asetust, et ma võin olla. Ei, ma lihtsalt olen oma laste isa. Ja kes ei ole minu lapsed, nende isa ma ei ole.
eks see karja mentaliteet ja muu taoline, noh. Aga vaata, kui keegi üritab käituda karjajuhina, kuigi ta karjajuht ei ole. Teate, kunagi kuskil üsna kaugel maal ma tutvusin selliste loomadega nagu mereelevandid. Need on nagu morsad, siuksed hästi suured, aga elavad kuskil hoopis mujal. Lõunas hästi kaugel, mis on juba lõunapooluse lähedal. Ja seal on 150 pealised haaremid. No üks isane ja tal on 150 emast, eks ole. Kuidas ta küll hakkama saab, ei luba seal teisi juurde, eks ole. Zooloogid tegid väikest viisi geneetilist uuringut, tuli välja, et selles haaremise sündinud poegadest on ainult kuskil 10% selle isase omad. Nii et teised emased kõik löövad rõõmsalt üle isa. No mis teil üle jääb, noh? No aga 150 tiirasel emaselt kogu aeg silma peal hoida, no seda ikka ei jõua. Totaalne defitsiit on ju emastel. Ei ole midagi parata. Aga vaata, sa puudutasid teemat, kus sa jagad inimesed ka mõneti kaheks. No, või filmi pealkirjadest või filmi põhimõtetest rääkida, siis Päikesekuninga-aegne kostüümidraama on ilma fakkideta. Aga samas noori innustav tänapäevane, samasugune nagu Vene filmides on ju ka retsidivistide teatav heroiseerimine mängus kaunis sageli, siis Ameerikamaa filmides umbes sama, aga seal muidugi didaktiliselt õiglus võidab tihemini. Vaata, ihne, ahne, kooner inimene võib teeselda siukest lahket ja laiajoonega inimest. Siis minu pärast, kui me võtame siia juurde veel näiteid, kas või ükskõik, mida saab teeselda, aga on üks asi, mida ei saa teeselda, see on intelligentsus. Jaa, vaata, tulles tagasi Louis XIV juurde, siis tema ajal sellest fakist ei räägitud, sellepärast, et ei olnud mõtet rääkida, seda tehti lihtsalt lossi iga koridori nurga taga, samas korralik käimlaid ei olnud, tühjendati ennast ka, kas nüüd päris mitte keset saali, eks ole, aga kõrval koridoris või lossi õues põõs all ja nii edasi, nii et see elu oli hoopis teistmoodi, aga kõik need F-tähega ja mitte ainult need asjad, nad olid täiesti loomulik osa elust ja mis sellest ikka nii väga rääkida. Ja muuseas tol ajal oligi niimoodi, et kui sul ikkagi süüfilist ei ole, siis sa pole õige aadli mees ja tripperist me ei räägi, see polnud haigus. No jah, prantsuse haigus, kõik niisugune, aga tead, vägisi jääb mulje, et need, kes koridori nurka lasksid, need ei olnud seotud nii ilusa lossi ehitamisega. See oli nagu võõrliik, mis oli sisse tulnud. Ma mõtlen ka Tallinna ajaloo peale, et seda räägitakse mitte ainult Tallinna kohta, vaid mitmete linnade kohta, et ööpotid kallati aknast välja. Mitte ainult Tallinnas, kogu keskaegne Euroopa tegi sama ja sellepärast härrasmehed kandsidki laia kübarat, sest iga hetk võis juhtuda, et kuskilt tulevalt korruselt kallati ööpoti sisu välja, no siis see kübar nagu kaitses sinna. Ja sa tahad öelda, et kui musketer läks, ütleme oma südamedaami juurde, ta võttis selle kübara ja siis lõi sitast puhtaks. Pritsis kõik täis. Aga kitsed, pisosed sokud teevad täpselt sama, miks on sokul habeme, ta kuseb selle habeme peale ja lehvitab seda habet tema sees ja emane siis analüüsib oma nina retseptoritega, et kui palju selles täiskustud habemes on testosterooni, kui ikka on, no see on ka tubli isane. Aga mis puudutab musketeri, ega tema südamedaam, ta haises ka üsna rõvedalt. Ja see viibki mõtted selle peale, et
et nii ilusa fassaadiga hooned, igasugused kujud, muud taolised. Kölni katedraali, ma ei tea, kas sa oled näinud, tõenäoliselt oled, ma olen seal seeski käinud ja härra Kangilaski seletas veel igasuguseid nüansse, mis sellega seotud on. Tead, ma ei usu, et nüüd kellamees sealt ülevalt lihtsalt laskis kõrge kaarega, ma ei usu seda. No, nii pühas kohas ja lausa kellatornist võib olla seda tõesti kõlbanud teha, nii et ta võis laskuda alla, eks ole, ja kuskil all seda asja toimetada. Aga ma toon näite tänapäevast. Brüssel, ma olen seal mõned korrad käinud ja Brüsseli turuväljaku kõrval on suur vana katedraal, ma küll ei mäleta, mis pühaku nimeline, aga vastu katedraali seina on ehitatud välikäimla ja see on kuskil eelmise sajandi 30ndatest aastatest veel pärit ja ta on sellise toreda ehitusega, et nagu väike tarandik, eks ole, aga alt on lahti kuni põlvedeni ja ülevalt on ka lahti, nii et kui härrasmees seal lõiendab oma asja, et siis ta võib mööduvatele daamidele kõbara peast võtta ja kummardada, eks ole. Ja see on väga nutikas lahendus, sellepärast, et inimestel on võimalus samast paigas õiendada nii hingeasju kui ka ihulisi. Ja ausalt öeldes tähendab esimest korda, kui ma seal käisin, ma nägin, ma sisse läinud, aga teise korraga, ma võin nimelt, ma läksin sinna, ma mõtlesin, kuule, selle tembu peab ära tegema ja ma tegingi selle tembu ära, julgelt marssisin sisse, tegin ma seal, mis ma tegin ja siis ma nägin, et sõidab politseiauto, eks ole, ja politseiauto sõitis mööda, ma lehvitasin neile ja nemad lehvitasid mulle vastu, et kõik on korras, mees, sa oled õiges kohas, teed õiget asja. Tuleb meelde mulle, see võis olla Amsterdam või seal on niimoodi, et kui ma ajan käed laiali, siis ühe käega saan ma puudutada pühakoda ja teisega litsimaja akent. Jah, seda küll, jah. Et mul johtus niimoodi, et tõepoolest hotell oli selle punaste laterdate kvartali ääres, aga võtsime hästi odava hotelli ilma hommikusöögita ja tahtsime hommiku süüa, läksime lähimasse kohvikusse, see oli suurepärane teenindus, mul oli kõht tohutult tühi, eks ole, sain oma munaroa kätte ja siis ma vaatasin ja hakkasin sööma, esimesed suutäied võetud, ma vaatasin ringi, kogu kohvik, kõik vaatavad mind, kuidas ma söön ja kõik on ainult mehed. Kui ma jooksin sealt välja, ma vaatasin, Vikerkaare lipp oli ukse kohal. Ei no mis... No jah. See on nagu mingisugune Blue Oyster. Aga mina nii mäleta. Aga nagu öeldakse, mis juhtub Amsterdamis ja Amsterdamis. Tõenäoliselt jah, aga muidu kuidagi hubane linn mu meelest. See nagu sobiks, aga ikkagi, vaata mind huvitab see kultuuriline värk, kui inimene on arenenud nii kaugele, et ta on hakanud ehitama ilusaid maju, tänavaid, losse ja tema käitumine ei ole arenenud. Üks nikerdab kuju, teine laseb selle peale. No see kõik on kuidagi uskumatu, samas muidugi, mida ma soovitaksin vaadata, on ilus film Parfüüm. Raamat on ka. Seal näidatakse eriliselt räpast elamist. Ja mul tekibki küsimus, et kas need inimesed, kes elasid nii räpaselt, suutsid välja mõelda raha, siis muidugi on terve hulk vanu hooneid, mis on laotud kokku punastest tellistest, samas punane tellis olevat leiutatud jälle 100 või paarsada aastat hiljem, kui need hooned ehitati ja tead, tellisseina ehitamine, et ta ümber ei kuku, see on ju ka omaette kunst. Jah,
Neid aja arvamisi on ju olnud mitmeid, need on ajaloo jooksul muutunud ja mungad, kes kirjutasid ümber mingisuguseid kroonikaid, nad elasid kord ühes, kord teises aja arvamises, nii et mingisugused nihked 200-300 aastat, neid on kogu aeg olnud, üldiselt ajaloolased teavad neid asja. Aga ka selle suure ajalooga on teatud narratiivid või teatud kokkulepped olemas, ametlik ajalugu ja meil on lihtsam uskuda seda ajalugu, mis on ajalooõpikus, kui hakata selle kallal norima, midagi ümber lõkkama ja mis seal tegelikult vahet, kas leiutis see telliskivi 200 aastat varem või 200 aastat hiljem. Aga seda ma ütlen, et inimene kogu oma räpaste mõtete, räpase käitumisega, ehitades suurepäraselt asja, luues kunstiteoseid, oma olemuselt ei ole ta 5000 aasta jooksul sugugi muutunud. Mis oli enne seda, me lihtsalt ei tea, sellepärast, et ajalooürikuid ei ole kauema või vanema aja kohta säilinud, aga 5000 aastat on ta käitunud täpselt samamoodi, rikkunud kõike 10 käsku, Hammurapi seaduseid, kommunismi heite, moraalsed koodeksid, Eesti põhiseadust ja kriminaalkoodeksit, nii et käitunud nii, kui ta käitub, sülitanud seal, kus ta sülitab ja üritab küll selle hunniku teha tänapäeval juba kahelkividega vooderdatud ruumis, aga hea meelega poetaks sellega kuskile naabriaia taha. Nojah, kui ikka hädakaela tuleb ja samas see, mis sa ajaloo kohta ütlesid, see on ju ehedal kujul, et mõistusega usu vastu ei saa. Eile või oli see üleeile, vaatasin ka mingisuguseid klipikesi ajaloost, mida teadlased on kõik avastanud ju viimase 5 aasta jooksul ja kuidas see tegelikult oli. No, hea küll, see kuulus makedoonlane Aleksander Suur. Paljukes tal seda kampa oli. Kas tõepoolest, kui Aleksander Suur läks sõjakäigule, tõmbas ta mitu linna noortest meestest tühjaks või? Ei tõmmanud, aga jällegi selle ümber on tootult igasugused legende aastatuhandete jooksul tekkinud. Tegelikult ta kasutas ära nii-öelda geopoliitilist situatsiooni, sellepärast, et tal õnnestus, eks tal oli tublisti vedamist ka, õnnestus leida endale liitlased, kes temaga läksid nende liitlaste vaenlase vastu. Nii et peksti see puruks, aga pärast siis peksti puruks ka need endised liitlased. Niimoodi need asjad käisid, aga tema sõjavägi, tema armee ei olnud suugi mitte nii väga suur, aga see oli väga kirju, tal olid väga erinevad liitlased erinevatel aegadel, vallutatud linnadesse, jättis tema üsna tillukese garnisoni, aga sõlmislepingu, et maksate meile handamit, tavaliselt nad ei makstud, aga aitate meid teise või järgmise vaenlase võitmisel, nad hea meelega aitasid, sest oli ka nende vaenlane. Ja nii need asjad toimusid ja toimisid nii kaua, kuni ta Aleksander Suur noore mehena, kas te on mitte 36 või 43? Ta oli noor, jah. Jah, suri ära, tähendab, viisakalt kirjutatakse düsenteeriasse, aga need, kes temast lugu ei pea, ütlesid, jooma hullus see oli ja selle nahkade läks. Sa praegu tegelikult... Ja kõik impeerium lagunes kohe. Ja, no muidugi lagunes kohe, kui nimitegelane on kadunud, no kui Hamlet on maha löödud, see tükk ei lähe ju edasi, kuigi Rosenkrantz ja Guildenstern on elus või surnud, mis pidi see tüki nimetus oli, see on ka olemas. Aga ma olen näinud klassikalisi teoseid, kus on kirjutatud nii-öelda järgi ja võetud lahti mingite kõrvaltegelaste üleelamised ja nende suhtumine kõigesse sellesse, vist oli Hamleti kohta ka midagi sarnast. See on ka päris huvitav. No saab ka filosoofiasse kalduda, näiteks on teos Puh ja Tao. Aga Aleksander Suurt sina kirjeldasid praegu küll kuradi intriganti, ajas aga rahvaid omavahel tülli ja siis
laskis vahepealt jalga ja ütles, et makske mulle makse, makske ja tõmbas uttu ja tagasi enam ei tulnud, oleks ta tagasi tulnud, ta oleks maha lööd. Jah, mitte ainult intrigant, ta oli ikkagi avanturist ja täiesti hull inimene, sellepärast, et oma kodumaa jättis ta täiesti unarusse, seal ta ka unustati, sellepärast, et ta oli aastaid ja aastaid ainult sõjakäikudel, pidas mingid läbirääkimisi ühe või teise või kolmanda linnaga, kuidas neljandale linnale kallale minna, aga see, mis kodumaal toimus, see toimus, see teda ei huvitanud, nii et hästi see asi ei lõpp. No ma ei taha nüüd siin mõnede Eesti isikutega teda võrdlema hakata, aga tead, mingisugused paralleelid nagu on. Sest inimesed on inimesed, tuleme tagasi selle Louis XIV või Ramses II või ükskõik millise valitseja juurde. Inimene on inimene, ikka see, kes on nii-öelda lihtkodanik, teda huvitab, et saaks naabri tagant midagi pihta panna ja tema haia alla hunnik tekitada, kunstiteos nii-öelda, performance. Aga kes on nagu suurem ja kamandab nagu väiksemaid vendi, no siis paneks seltskonna kokku ja annaks siis naaberküla vanemale kolki. Umbes nii see välja näeb, aga muidugi segadust on siin ikka päris palju. Rooma riigist kaunikesti kaugel on ju märke maas, minu pärast kas või Adrianuse see valliks teda kutsutakse. Inglismaal on leitud neid jälgi ja miks mitte, nad käisid ikka päris kaugel, aga see lõppes nii nagu lõppevad kõigi suurte impeeriumide saatused on läinud, sest kunagi Suurbritannia, eks ole, tal oli ju kolooniaid, mida iganes kõike, Põhja-Ameerika kuulus talle, aga nüüd on pisike saare riik. Aga Portugal talle kuulus ju valdusi igal pool, Portugali laevastik oli see, mida kardeti absoluutselt igal pool, kus ta nüüd on. Aga Hispaania, kes lõi Portugalit Lõuna-Ameerikast välja, jättes neile on Brasiilia, kogu Lõuna-Ameerika kõneb siiamaani hispaania keelt ja pool maailma kuulus neile, kus see kõik on. Aga on ka enne olnud suuri liitriike, ma ei räägi Suleman suure impeeriumist, eks ole, aga Babylon, eks ole, Urartu ja mida iganes kõik see on olnud, aga kõik läinud kaduvikku. Kõik on läinud kaduvikku, samas ära unusta Araabiat, Araabia raamatukogud. Muidugi siin tekib küsimus, mis keeles need Araabia nii-öelda tegelased suhtlesid, sest islamialadel on ju vaata, et pealt 50 erineva keele ja nad ei pruugi üksteisest üldse aru saada. Seal ma arvan, et neid on 50 keelerühma ja seal dialekte on seal röögatud palju. Jah, aga kui me võtame need sõnad, mis algusega on algus ka siis. Ja alkohol. Ja see on araabia keelde, algebra ja mida iganes kõike, need on kõik araabia sõnad. Ja nende raamatukogude põhimõtte legendide järgi oli see, et igaüks võis tasuta minna ja lugeda ja võis saada ka kirjutusvahendi ja midagi kirja panna. Jah, ja ei on mitte mingil probleemi, sellepärast, et see tegelikult lihtne inimene, tema karjatas oma lambaid, kaamerit, mida iganes, tegeles oma igapäevaste asjadega, tal ei tulnud pähegi, et jätaks oma nüüd majapidamise, kus seda ja teist, eks ole, ja läheks raamatukogusse raamatut lugema või midagi kirja panema. Jah. Ta ei tegelenud lollustega. Umbes nii ta on, umbes seda sama propageeris ka Adolf Hitler, et ega need lihtsakoelise matsid, need ei peagi lugeda, kirjutada oskama, et on raadio, on telekas, hõiskad neile, mis toimuma hakkab ja küll nad kuuletuvad. No vaata idee kui selline, et hea ole ühiskond ühele teatud kindlale rahvusele, ühel kindlal territoorium ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ega tegelikult sellest midagi halba ju ei ole, aga vaata, milliseks see kasvas ja millega lõppes. Eks see niimoodi tead, ühtegi teoloogiat tegelikult ei tohiks sõimata, nii nagu ei tohi sõimata ühtegi usundit, ühtegi konfessiooni, neis kõigis on mingi ratsionaalne iva. Jah,
minu pärast ole, mis sa oled, aga ole vaikselt, ole kodus niimoodi. No vot ja seda, ma olen korduvalt seda öelnud ja ütlen veel kord, mina pean väga lugu islamist kui religioonist, ta on rahumeelne, ta on humaanne, ta on suurepärane usk, eks ole, aga hoopis teine asi on islami terrorism. Islamism. Islamism, aga islami terrorism, see on selle kõige äärmuslikum väljend, see, millega me õnneks küll mitte isiklikult, aga kokku puutume. Jah, nii ta on. Ja eks see algab ju samast asjast, mis siis Mr. Costello kangelane, aja šiidid ja sunniidid tülli. Vaata, ma olen islamiriikides käinud, seal on ka kõikide usulahkude ühised pühakojad. Ja ei ole mingit probleemi. Või on, ütleme, šiitide mošee ühel pool teed, sunniitidel teisel pool teevad oma palvused, muidugi need põhipalvused on erinevatel päevadel, aga nad ei tülitse. Vaata, mis puudutab pühakodasid, siis mošee ja sünagoog, nad ei ole pühakojad. Need on hooned, kus käiakse koos palvetamas, aga kui katoliku kirik näiteks on maja, kus elabki püha vaim sees, see on püha koda, siis juutidel ja moslemitel seda ei ole, see on lihtsalt hoone. See on hoone, kus kehtivad teatud reeglid. Jah, täiesti nõus. Seal võivad erinevad inimesed sees käia, ei ole probleemi. Isegi mina panin selga selle vastava riietuse. No ja kus sa sotsid, jätsid ukse taha, siis sotsid säästu. Ei, see valge ürp ja kõik, mis seal juures käib. Ja muidugi peab ütlema, et ühtsust, niisugune asi, ühtekuuluvust suurendab meeletult see, kui sa oled hiiglaslikus mošees. No sellest ma muidugi osa ei võtnud, ei oleks olnud viisakas ega midagi ja ei oleks osanud ka. Kui te olete õlg-õla kõrval oma vaibakeste peal ja teete ühte ja sama liigutust ja sa tunned, et sinu ees ja taga ja kõrval, isegi kõrvalt vaadates jättis see väga võimsa mulje. Mitte, et ma seda tahaksin nüüd siia Eesti rahva päästmiseks, aga Aga on olemas ju, meil on üldlaulu ja tantsupeod, kus kõik tulevad kokku suurele väljakule, eks ole, ja teevadki kõike ühte sama liigutust teatud traditsiooniliste muusikahelide saatel, mis ta muud ikka ära ei ole. Aga kommunistlik Hiina kell 6 hommikul linna tohutule väljakule tulevad kokku 1000 inimesed, teevad usu võimlemist. Kõik teevad absoluutselt sünkroonseid liigutusi. Nii et see on teatud metoodika, mis hoiab rahvast koos. Hoiab koos, jah. Ja me tantsisime, lausime ennast ju Nõukogude Liidust lahti ja vabadusse. No niimoodi räägitakse, jah. Ei, aga teatud tera on sees, ikka nii see oli. Sellepärast, et need laulupeod ja tantsupeod, need olid asjad, mida lollakas Nõukogude võim lasi sündida kogu selle nõukaaja, eks ole, ja see hoidiski eestlase elus. Ma kardan, et see lollakas Nõukogude võim oli ise korraldamisel kenasti käppapidi sees, sest hakkas ta ju arenema selles suunas, et temast saaks международный праздник песни и пляски. Jah, aga nad ikkagi vaatasid natuke mööda. No, rahvas tuleb kokku, las ta tuleb, kinnitab kogu maailmale, et rahvas on siin ühtne. Kas siis praegu, kui me tuleme saate alguse juurde täiesti võib-olla 10 inimesi vihastavalt või nii. Kas siis praegu ühesugused liigutused kindlas raamistikus ühtemoodi busside või rongide peale minek, ühtemoodi evakueerumine. Tartu maraton.
ei, Tartu maraton, see on midagi muud, see on jälle raha eest jooks. Ei, seda küll, aga see on teatud mõttes religioosne tegevus. Peab minema kõik Tartu maraton. Ja, kui tekivad refleksid, see on, aga inimesest teha ikkagi kariloom. Aga ta on kariloom. No on küll, ta on ühiskondlik olend, kui öelda viisakalt. No sotsiaalne olend, jah, kariloom. Lambakarid on ka sotsiaalsed olendid, hundid on sotsiaalsed olendid oma karjas. Nii et kuidagi tuleb seda karja koos hoida, et ta käituks ühtemoodi, aga teatud eesmärkidel. Ja vot seda eesmärki, need lihtlambukesed või tavalised hallid hundid, nemad seda ei tea. Aga karjajuht, kartan, et teab, aga ega ta neid alati ei räägi. Öeldakse, seda ma kuulsin ammu kauges lapsepõlves. Hunt hunti ei murra, aga inimene on sellest üle. Jah, nii paraku on. Nii paraku on, aga samas inimene ongi üsna selline kahtlane loomaliik, kahtlane bioloogiline liik, sellepärast et hundid, olgu see hundikare ükskõik kui suur, nad ei hävita oma looduslikku keskkonda. Kui neid on liiga palju, nad söövad kõik kitsed ära, tuleb kärntõbi, tapab osa hunt ära, muist jääb elluks ja nad eksisteerivad siin sellel maal, nii kaua kui inimene neid maha ei lase kõiki. Aga nad ei kahjusta oma elukeskkonda, inimene kahjustab. Huntidele ei ütle ju ka, et tulge nüüd järjekorras ja pange end punasesse raamatusse kirja. Et siis saate indulgentsi, et teid ei tohi lasta. Jah, aga vaata, no meil ei tohigi lasta, on olemas üle Euroopa kehtivad eeskirjad ja no sakslased kuskil mõtlevad neid välja, Saksamaal neid hunte nii palju kui on, igal hundil on pass, eks ole, mingisugune andur on küljes, kiip kõrvas, eks ole, ja mitte keegi ei tohi teda puutuda. Ja sakslane arvab, et Eestis ka keegi ei tohi hunti puutuda ja hundil on vaba voli tulla sinu õuele, murda maha sinu koer, sinu lambad ja noh, õnneks ei ole veel päris inimeste kallal. No muidugi eesti keeles igal hundil on pass, nagu sa ütlesid. Hundipass on eesti keeles jälle midagi tükki sullemat. No nii palju siis, millest me rääkisime, Eesti majandusest. Eesti majandusest, jah. Ja ongi niimoodi, et see majanduse struktuur on meil natuke kummaline. Erinevad sektorid saavad väga erinevat rahandust, nii et tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, nad jäävad väga kõvasti maha ja sellest ei räägi mitte keegi. Neid võrdarvudest meil ei räägita. Räägitakse ainult edulugu, kuidas kogu aeg tõuseb, kogu aeg läheb paremas poole ja see aasta on väike tagasilöök, aga selle tagasilöögi me kõik investeerime jällegi kaitsetööstusse, kaitsevõimesse, nii et kõik läheb hästi. Aga muuseas, sama rääkis ka Vaaro, sama rääkis ka Louis XIV, sama rääkis Hitler ja alati on öeldud, et rahvas, kõik läheb hästi, edasi Kentucky lõvid. Jah, edasi, tagasi või mida, no muidugi, kõik läheb hästi. Tervikpilti võib-olla keegi näeb, aga igal ministeeriumil on püha kohus oma haldusalas võimalikult palju raha läbi lüüa ja siis, kui kõige hullemal juhul astuda tagasi, kõrvale ja siis jälle edasi. Vaat huvitaval kombel seda nimetatakse vastutuse võtmiseks, et kui minister või tema alluvad ükskõik keerab midagi totaalselt vussi, ta võtab vastutuse, tähendab sülitab nurka, ütleb, et mulle enam see töö ei meeldi ja kõnnib minema. See on vastutuse võtmine ja teised koristagu seda hunnikut tema järel. Ühel hetkel tahaks tegelikult jõuda nii kaugele, et saame ka natukene vastutust kahekesi võtta ja nii edasi. Aga aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev. Aga igas inimesel on midagi väga head ja inimlikku. Inimesed, ärgem olgem hundid, jäägem inimesteks. Selle sõna kõige humaansemas mõttes. Humility. Aga meie püha sõda läheb edasi.
on salvestatud 2025. aastal.